Tere päevast, fännisektori vaatajad, kuulajad. Meie Kermo Matis oma hooaja viimase episoodiga nüüd teie ees täna. Hooaja lõpu puhul Kermo on jalga pannud oranžid šokid ja kaasa võtnud hea tuju. Nii et audime siis tänast Kermo etteastet. Millest me täna räägime, Kermo? Mitte minu oranžidest šokidest, ma vaatan. Okei, no me mõtlesime, et me käsitleme korraks Itaalias liiga lõppu. Räägime ära oma hooaja sümboolsed koosseisud, räägime meistrite liiga finaalist ja vaatame, mis siis võib veel suvel juhtuma hakata. Aga me ei ole mõtet siin käsipidurit peal hoida. Paneme kohe minema. Reede õhtul mängiti siis Itaalias 2 mängu. Inter mängis Comoga ja Napoli mängis Cagliariga. Mõned mängud lõppesid 2-0. Rahul oli siis ainult üks tiim, ma arvan. Napoli. Ja, et Napoli ajal on 4. tiitel. See prügivõistkond, kes mitte midagi ei saavuta, kes üldse nagu mängida ei oska isegi. Tuli ja sai... Ma ei pea siin enam rohkem ütlema. Ma ütlesin otse, et ära oma sõnad. Ja sinu mainisin ära. See, et sa ei vaadanud ülekannet lõpuni. Sa ei saa nüüd siin öelda, et ma jääks võlgu. Ei, aga ma tuletan meelde hooaja algust. Mõõtetu prügitiim ja nüüd on võitja. Et ega rohkem pole öelda, kui tegelikult nagu müts maa Contes. Et kindlasti aitas kaasa see, mida me ju pidevalt rõhutasime, et tal oli Lukaku. See ikkagi, et Euroopa mänge ei olnud. Et sa saidki teha mäng nädalas. Tal oli Scott McTominay. Maxidaan. Itaalia liiga parim mängija. Parele. Miks? Ei, äge, väga äge. Ta on just väga hästi premis, sooviks Evertoni nagu vaata. Siis on nagu Pormodis see Philip Billing, kes mängib Berga pealt Naapolis. Nagu ta on minust ka niisugune nagu... Hiumees. Ta on niisugune Briti saarte Toomas Suusek. Aga jah, see Dominei, et ta oli Itaalia liiga MVP, see oli vinge. Väravaid ju pani, mis ta pani kokku 14 liiga. Ja see värav, mille ta lõi Cagliari vastu veel. Mina otsustan mänge, et väga palju lõida neid 1-0 väravaid. Jah, ta otsustab mänge lõi. Nagu keegi ütles, et on kaduma neid tipuründaja. Et kes iganes tegi McTominay's, kes pool kaitse röövis meilt ühe sükse... Ägeda targendamine. Mingil määral küll, aga samas oma tööga pagasti hakkama ka. Jah, et kui me mõtleme siis tagasi vahepeal, Interil oli ju OSS väga hoog sees, olid juba Naapolis ka ikkagi nagu tundus, et juba lahti revimas. Ja isegi mina ütlesin, et ma arvan, et nüüd Inter võtab ära tiitli, aga see oli mingi 3-mänguline periood, kus neil nagu üldse ei sujunud ja Napoli sai enda kätte hoovad ja hoidis kindlalt. Lõpus oli veel Pedro. Ai. Need asjad kõik nagu läksid Napoli kasuks. No ja nüüd me olemegi seal, et kui Inter laupäev meistrite liiga finaali kaotab, siis on ilus hooaeg, aga saad nagu Leverkusen 2002. Ja, et mitte midagi, aga tühjad peod. Vot, et no vaatame, mis saab. Napoli, vääris tiitlit, kui nad õpetavad esimesel see, mis seal ju toimus, see oli kõik nii äge. Üks asi, mis mulle üldse ei meeldinud, et see Napoli võitis. Et see Itaalia, see nende kultuur, vaata, ülirahulikud neid asju teha. Igal pool me oleme nägema, kui need tiitlit tõstakse. See käib mingi veerand tunniga ära. Champions League'is, Euroopa liigas, Vakpalikus on ju. Siis Napoli need pidustused seal nagu staadionil. Alguses nad käisid tähistamas oma võitu. Meil ülekanne käis, kommenteerisin on ju. Ma ei tea, ma mõtlesin, okei, mäng see läbi 23-45. See on läheb 12-ni võib-olla viidi üle. Järgmine hetk on 0-0-15 hakkab pressikonverentsid. Mõtlesin, kuna mina Itaalia keelt ei puhu, lasin ju selle Cagliari treeneri ees, lasin Contel rääkida, seal Contel muidugi läks veel kauem, kuna mängijad tulid veel tähistama. Järgmine hetkel on 0-0-45, siis hakkavad ükshaaval tulema. Ükshaaval teadustaja kutsub mehed ette ja antakse medal kaela. Mõtlesin, see ei ole võimalik lihtsalt, mis toimub praegu. Et andke see kariks ära juba, läheme kõik koju ära. Aga ei, seal oli see nii suur asi neile. Ja karikas sest pea kohale 1-12 umbes. Et 1,5 tundi Kermose ületunnid kirja panna. Jah, sükst asja jalpi ülekantel margist teavad ei ole. Aga ei, kokkuvõttes väga vahva õhtu, et eriti see, kui see McTominay oli 1-0 vaata.
see, kuidas kohe linn läks põlema, kuidas ilutulestikud kõik värgid. Eks see oli keeranud, eks sa ju, ma arvan, et publik oli küll ju kuulnud, et Inter oli ka juhtima läinud. Ja eks see siis nagu mõjus ükselt. Interist teha läks suht kiiretes juhtuma, et väike nii-öelda suurem on Napolile kohaselt peale. Aga pidasid vastu ja parima kaitsega tiim Itaalias, et keerasid selle lukku ja niimoodi nad sõitsid. Jep. Skandaal, röövimine. Pühapäeva õhtul Veneetsia mängis Juventusega ja juhuslikult Juventus sai lõpus 2-2 seisvalt penalti veel, millest nad lõid 3-2. Oma Juventus akadeemia poissis tegi selle penalti. Mees, kes on üks Veneetsiast laenul või? Jah, läheb tagasi Juventusesse järgmine aeg. Tegi juhuslikult Juventuse vastu. Ma nägin, neid emotsioone ma vaatasin järgi. Pani jala ette ja siis sai kohe aru vaata. No okei, võib-olla on hea draamateatri näitleja, ma ei tea. Aga see, kuidas ta võttis kohe peast kinni ja seal hoigas ja Veneetsia seeria B-s ja Juventus meistrigas. Rooma tegi enda oma ära, võitis Torinot. Rooma oli väga tubli, Rooma oli väga tubli, see, mida Ranieri tegi, väga vinge. Ta andis teada ka, et ta tegelikult teab juba uut peatreenerit, aga seda ei räägita välja. Ja kindel on see, et Pep Guardiola selle. Jah, ja Erik Tänak ka mitte nüüd. Ja Jürgen Enn on ka jätkuvalt Eesti koondisega seotud. Kas Jürgen Klopp siis? No, mis oleks punk, see oleks väga punk. Aga ma selles ka kahtlen natuke. Aga jah, selline see Itaalia lõpp oli. Meistrite liigasse said siis Napoli, Inter, Atalanta ja Juventus. Napiti siis välja Rooma. Väga napit. Ja Rooma järgi siis oli Roma Lazio. Et selline see Itaalia hooaeg oli. Väga lahe, et viimase vooruni oli see tiitli heitlus ja isegi meistrite liiga kohad. No seal oligi eurokohad oligi mängus ja seal oli veel see relegatsiooni pealt. See Itaaliga oligi lõpuni välja ka. Kõige panema. Ja ta aru saada, miks neil on siis nii-öelda see liiga vaadatavus tõusud on nüüd rohkem inimesi kohal. Et põnev on, kui üks klubi 10 aastat järjest ei võida. Õige. Vot, aga lähmegi siis võib-olla siit meie selle tänase põhiteema juurde. Ja see on. Ja sümboolsed koosseisud. Valime ära. Ja meil ka väike reegel ka, et meil ei tohi mängijad korduda siis. Mis teeb asja väga huvitavaks, nii et peab mõtlema, kumb alustab siis. Aga lähme positsiooni kaupa. No lähme positsiooni kaupa. See on ikka, siis ühel on kogu aeg eelis ju. Ei, mina alustan üks kord, siis Okay. Kas ma võin alustada keskväljast? Ei, ma alustan väravast. Okay. Gianluigi Donnarumma on mul väravaht. Miks? Väga super mängud meistrigas. Tal on Prantsusmaa liiga tiitel. Tal on Prantsusmaa karikas ja tal on võimalik võita level. Ja ta on väga hästi mänginud ka. Ja me nii palju ei ole ju liiga mängu näinud. Me ei tea, kus see läinud on. Aga see, mida ta on teinud Champions League'is, see on ulme Liverpooli vastu ja kõik need partiid seal kokku. Et Donnarumma on teinud väga hooaega, et ta on ennast tõestanud. Mina, kui ma mõtlesin, keda Kerma valima, olin kindel, et äravas peab Donnarumma. Mina panen Jan Sommeri. Aga minu jaoks ongi top 2 hooaeg. No jah, eks on mõlemad seal tipus ole, aga siin tuleb ka arvestada, et mulle Donnarumma muidugi üldse ei meeldi ka. Aga Jan Sommer minu meelest on väga süke Interi signing olnud ja raha eest täidab mänguplaanis kohta, mängib jalaga hästi, meistrite liigas ka tassinud, ideaalne valik. Nii, mis tahtikaga sa lähed? See klassikaline sümboolne koosseis on minu meelest nii 3-3. Okay. No paremale. Mõtlesin, mis ma mõtlesin. Mõtlesin Trent Alexander-Arnoldi peale. Okay. Hiilgav mängu ehitaja ikkagi. Aga ei olnud kõige parem hooaeg? Ei olnud, aga ei olnud ka kehv hooaeg. Aga mina valin Napolist Di Lorenzo, kes tegi soliidse hooaja, põhikaitse kogu aeg ja viis tiimi tiitlini. Mul on kaks suurt valikut oli. Kas Denzel Dumfries või Jules Koundé. Ja ma jään Barcelona mehe Koundé kasuks ikkagi lõpuks. Mõlemad tegid väga hea hooaja. Aga Koundé oli väga-väga tähtis oli Barcelona tänasel hooajal ja Koundé mõni ütleb, et ta on maailma parem kaitse praegult. Ma ei tea, kas sellega saab nõus olla, võib olla, aga praegult Koundé on minu sümboolses koosseis küll. Olgu. No keskkaitse? Ma olen saanud sellest päris puid, et iga kord, kui ma olen Arsenali ülekandeid kommenteerinud, siis ma olen välja toonud, et William Saliba on minu meelest üks parimaid keskkaitseid. Ta jätkuvalt minu meelest üks parimaid keskkaitset.
nii et üks keskkaitse on William Saliba. Ja minul, kui mina mõtlesin, siis ta ei mahtunud minul Pingilegija. top 4 ei mahtunud. Teeme nii, nüüd sa saad mõlemad keskkaitsed. Ei, me läheme kolme. Ma panen mõlemad keskkaitsed. Ei, sa paned ühe, ma panen enda oma, et sa paned enda keskkaitse. Okay. Ühesõnaga, no põhimõtteliselt ma panen jah 2 keskkaitse järjest. Minul oli Van Dijk, Kalju kindlus, Liverpooli tugitala, ma arvan, et hetkel ma olen parin kaitse. Ja siis Van Dijki kõrval. Teine. Nii. Mina panen Inigo Martinese vasakujaline keskkaitse, ehitab suurepäraselt, tegi väga hea hooaja. Ma kaalusin sinna tegelikult ka Bastonit. Ja ka lähen ikkagi Inigo Martinesega, et pärast ei hakkaks mulle ette tulema, et ma eelistan siin, ma Barcelona mehi ei vali, sellepärast olen Barcelonas. Ei, Inigo oli minu järve valik. Ma oli Saliba, Inigo mõeldasin. Ja nüüd läheb Inigo asemel. Nüüd on nagu raske jälle, sest et mulle alati meeldib vaata oma selles kesta jääda. Aga kui ma sa tõid välja Bastoni, ma tooks välja selle rumala Ramose, Ascensioni, kes on nii-öelda honorable mention. Aga lõpuks, mul jääb midagi muud üle kui Bastoni sinna panna, ma arvan, sest et Kubarsi ja Ascensio ei ole veel see. Alessandro Bastoni, ta on lihtsalt selline keskkaitse, kes nagu teob sul igale poole. Samamoodi, miks me ei võiks Servitoni panna sinna. Ei, ma mõtlesin Serbi peale, ma mõtlesin Ramani peale. Aga ei, Bastoni on see mees. Ja. No, see vasakkaitse, sinu valik. Vasakkaitse minu valik. Kõige on see, et mul oli jälle nagu valikus esimesena kohe Barcelona mees, Alejandro Balde, kes on väga hästi mänginud. Interi Federico Di Marco, kes on mulle kogu aeg väga sümpatiseerinud, ei ole sel loel nii hea olnud. Et tal see Carlos Augusto on ka päris hästi mänginud seal. On. Aga ma panen sinna Milos Kerkesi hoopis. Kerkesi siis on. Hea valik, tegi sära vooja. Mina vaatan jällegi Saapama poole ja toon sinna Napoli vasakkaitse Spinazzola. Et taas vabakendina Roomast Napolist läks. Teid hea hooaja, tugeva töövõimega, töötab edasi-tagasi. Ja nii ma arvan. Ja. Nii läheme keskvälja juurde. Läheme keskvälja juurde. Teate. Ma tean, et Kermo tahab seda valida. Ma ütlen sinna formatsiooni, nüüd sõltub, kes Kermo mu eest ära võtab. Aga ma pean valima Scott McTominay. Et võimas hooaeg ja siuke feel good story, et kolm Napoli mängijat mul juba olemas 6. aga ta oli see hooaeg silmapaistev mängija ja nii on. Ei hakkagi rohkem põhjendama. Ei, see ei peagi rohkem põhjendama. Aga minu number 1 valik on Pedri. Pedri. Ja, okei. Sul on 3. Barcelona mänge. Ma vaatan täpselt need positsioonid, kus sa alles võtab Barcelona mänge, ma võtan Napoli mänge. Keskeleda veel, ma panen Ryan Gravenberchi, kes oli minust Liverpooli tugisammas minu jaoks, nagu ma teadsin, et ta nagu hea mängija, ma ei arvanud, et ta nii hea mängija on, kes sobis sinna sloti süsteemi. Kusjuures tead, et nüüd oli minu valik. Jah. Kui sa arvad, et Gravenberchi on minu järve valik? Pergele. Oli jah sinu oma. Võta praegu Gravenberg, siis ma võtan järgmise keskpooliku ja parem ära. Olgu. Teeme nii. Nii, okei. Saad Gravenbergi endale ikkagi. Okei. Oota, sulle ei selgitada mulle. Ei, minust tegi suurepärase hooaja. Oli väga tähtis slotile seal. Pole midagi öelda. No minu järgmine poolkaitse on Declan Rice. Rice? Et ta on ikka... See oli 100 miljonit Arsenal. Et see on vist isegi vähe kokkuvõttes. Ma jään ka mõtlema, et Rice on... Rice võlus sind. Võlus nende 2 karjust lõgi ära küll. Okei. No nüüd sa jälle sina valida. Ei. Võta sa nüüd poolkaitse ja siis ma võtan parem ära. Okei. Number 10 peale. Rafinha. Ei. Sa võtad Rafinha 10 peale või? Jah. Plot vist.
et minu meelest ta ei olnud ikkagi mingi vasak, minu meelest oli number 10, ma mäletan. Ei, nii on läbi juba ju. 50 pluss panust nii-öelda väravatest. Ei, nii on läbi ju, kuulge. Mis, kuule, rahu, sul on nii palju mängeid. Ahah. Okei, noh. Noh. Sohk, raisk. Ei ole, see on meeskonna planeerimine. Ma läksin lihtsalt seemedega. Kurat, see rikub kõik ära. Ja Rafinha on, ja muidugi, pole midagi öelda. Ma tean, keda sa paremale äärele tahad võtta. No seal on 2 valikut. Ma tean, kelle sa võtad. Võib-olla. Nii, mul on praegu siis, kui aega 3. keskvälja mees öelda, siis ma lähen parem ära peale. Mu 3. Nii, või teha, noh. Kõik plaanid läksid sassi. Aga 3. sümboolsesse CM-iks. Ma mõtlen, kes mul on veel nimetamata. Mul on nimetamata... Barcelonas oli veel ju keskpool. On küll, aga sul ei ole õige keskvälja, kui sul pole Real Madridi mees. Ja ma panen sinna Federico Valverde, et ilma temata nagu Real Madrid oleks sel hooajal olnud, ma arvan, vaevu Champions League koha peal. Et neid mänge, kus ta nagu tuli, otsustas oma ja me peame veel rääkima sellest, et ta terve hooaja mänginud vigastusega. Kes jäi koosust välja? Jude Bellingham. Kes oli Valverde? Rice ja Pedri. Et kui ma hakkasin mõtlema, kas Bellingham või Valverde, siis ma jäin selgelt Valverde poole. Minu meelest ta on jätkuvalt maailma üks parimaid see box-to-box poolkaitse, et talle lihtsalt vastu ei saa. Paraväär, Mo Salah. Ja siin ei saa muud moodi. Ma tean, on neid Lamin ja Valli fänne, aga Mo Salahi hooaeg kokkuvõttes on ikkagi palju kompliitim minu jaoks. Vahetan Refina vastu. Ei, mul oli ka Mo Salah, ma olin jumala kindel, et sa oled Jamalliga seal. Ei. Et... Salah. Okei. See teeb asja just väga keeruliseks minu jaoks. Arvad jah, see Rafinha ei ma olin kogu aja planeerinud sinna Salahit, aga eks siis keda sinna veel kaaluda on? Lamin Jamal. Rodrigo. Ei, aga... Naapolis on ka seal. Politano. No ei, ma ei hakka Politanot sinna panema. Ei, see läheb siis jah, ja Jamalli suunda. No pole teisi variant ka minust. Et seal oli 2, kas Salah või Jamal nagu ja... Aga Jamalli lihtsalt lõpp-produkt oli kesine. Ja tal see üks-ühe realiseerimine, see kliiniks pole veel see, et jah, kassist väljast löögid, need trilaused, need on top. Aga ta tekitab teravust, meeskond saab tema veel loota. Et vahepeal, mis, võib-olla paljud ei ole nõus, aga mulle tundub, et ta vahepeal see otsustavusvõime ja ta mõnes hetkes kaob ära vahepeal. Aga ta on noor, ta on 17, me ei saagi nõuda, et ta, ma ei tea, mida teeks. Jah. Vasakule siis mina panen Kylian Mbappé. Nii saad edata. Ma tahtsin tipuründesse panna Kylian Mbappé. No, sa tahtsid Rafinhat ka panna mujale? Vasakule on see Rafinha ja tipu otsi Mbappé panna. Mina panin vasakule Mbappé, sellepärast ta ei ole tipuründesse mul planeeritud keegi. Ma veel mõtlen, mul oli siia tulla selle üks plaan, aga see vasakule kindlalt sinna Mbappé. Palju väravaid, mitte ideaalne hooaeg, aga see potentsiaal on meeletu. Golden boot. Jah, aga ei olnud ideaalne hooaeg nagu selles suhtes. Ei muidugi, aga selles ta lõi ju, ta on liiga suurim väravõit ja ta on kokkuvõttes ka Euroopa Golden booti võitja. Või maailma siis. Aga igatahes vasakusse äärde, Vini Junior. Ei lähe, rahule koha. Ega nüüd on ju läbi semast, et keda sa paned sinna. Kui ma rääst hakkan mõtlema, kes on nagu selle hooaja parimad vasakääre ründajad. Oli ju Rafinha. Oli kõik näha. Olmo ei ole. Ei, see on nagu väga raske. Jota. Luis Diaz ja Kakpo. Nunes, Darwin Nunes. Jah. United-is pole ka kedagi. Anthony ei saa sinna osakusse äärde panna. Marjast on hetkel nagu väga raske sinna osakusse äärde panna kedagi. Paneme siis... Aga kus sa järjest pead mõtlema? Kingsley Comani. Ei, paneme Kingsley Comanit sinna. Tead? Usman Dembele.
Väga hea valik. Dembele, kes saab mängida paremas, vasakus, tipus igal pool. Ja tipus võib-olla päris mitte, aga teda on rakendatud seal. No jaa, aga ta ei ole nagu jah. Minu mõttes päris tipuründaja, aga hea valik tegi ka tõesti hea ja mis jääks mõtlema keskvälja peale, et tegelikult üldse see nii-öelda kui PSG kedagi võtta, siis ma oleks võtnud keskväljas, kes nagu Vitinha või tõenäoliselt Vitinha. Ja Vitinha Saneves on hästi mängib küll. Aga tippu mõtlesin, mis ma mõtlesin. Ja tippu ütleme ma esimesena. No ma ei taha seda Lewandowskit sinna panna, sest ta ei ole minu meelest nagu nii hea ründaja. Napolis on see Lukaku, kelle numbrid ei olnud nii head. See on päris palju värava söötud. Siis Premier League'is mulle väga sümpatiseeris Isak. Mulle väga sümpatiseeris Joanne Vista. Aga lõpuks ma arvan lihtsalt ei jää mitte midagi muud üle. Kui panna sinna Viktor Kökeres. Ja nii ta jääb. Nossa. Minu hooaeg on ju hooaeg. Kuule, tead. Pane jah mingi 60 kalli. Ei. Nii. Ja mina mõtlesin, et valikus, kes mul on siis Alexander Isak, Chris Wood. Mul üks mees unus täiesti ära. Julian Alvarez. Süüke mees nagu Lautaro Martinez on ka veel, et see eksisteerib. Ja mul on Retegi, Lautaro, Thuram ja Harry Kane. Ja ma mõtlesin, kes neist sinna kõige rohkem sobiks. Ja et mulle teeb see tohutult palju haiget. Kane sinna panna nüüd. Jah. Harry Kane. Seob mängu, tegi hea hooaja Bayernis, lõi siis kui vaja oli. Sai ka oma esimese karikamisest Bayerniga. Ma pikalt mõtlesin, ma panna sinna Retegi ja ikkagi nagu Kane töötab nagu paremini ja kuulajatele meeldib ka rohkem, kui on selliseid suuri nimesid, saab FIFA's tiimi teha vaata. Mõtled, kes see Retegi on nagu. Aga Thuram, Isak, kõik väga head valikud. Need Martinez ka. Aga ma mõtlesin ka Julian Alvarez peale. Aga vaata, ma tahaks, et see nagu suudaks natuke selgees värava poole ka nagu paremini mängida, mida Kane suudab teha. Lewandowski su mõttes ei käinud. Ei käinud. Minu mõelest ta nagu oli värava, ta on nagu särav. Ja Kane lihtsalt, ta mulle üldse ei meeldi. Ja ma ei kiida teda tihti. Aga ta on suhteliselt nagu täiuslik ründaja. Et ta suudab mängida seljaga värava poole, ta võib pöörata, ta suudab nägu värava poole. Ta suudab väga palju asju teha nagu tiimi jaoks. Et tegelikult ta on nagu hea mängija, lihtsalt ta ei meeldi mulle. Ma oleks super suubi ka endale pingile keskväljale. Maestro Luka Modric, kes Real Madridis nüüd ära lõpetas. Sümboolses mõttes sümboolsesse koosseisu pingile. Minu tiim on nii hea, et ei vaja vahetusi. Aga sul peatreener ka on? No see... Ma tean, sulle läheb Conte ja mulle läheb praegu lihtsalt slot ja nii ongi lihtsalt. Meil lähebki Conte. Kuigi Hansi Flick... Ja. Ei, sellele tiimile, mis mina koostan, sobiks Hansi Flick. Aga samas Conte pani McTominay mängima, et ta vaja Contet sinna. Sellepärast, et kui ma mõtlen, see 4-2-3-1-ga ütleme, sinna sobiks McTominay asemel ükskõik kes muu tegelikult. Aga ma lihtsalt võtsin ta sellepärast, et ta on tõesti väärib hooaja põhjal. No oli raske 4-3-3 lihtsalt. No võt, aga sellised olid meie koosseisud. Kindlasti kommentaarides viskage enda koosseis, kui sul on peas formuleerunud. Ja mis siis ikka? Epicbetis. Betbuilder, Meistrite liiga finaaliks 31. mai. Kõige kõrgema koefitsiendi väljapuurid võidad auhindu. Ja mängivad Inter ja PSG. Kelle poolt oled? Tead, ma olen mõelnud, et ma ei olegi kellegi poolt. Palju väravaid, palju vigastusi, palju kaarte? Ei. Las parem võidab lihtsalt kokkuvõttes. Mul on... Loll jutt suu tagasi, las Inter võidab. Ei, mul lihtsalt see Luis Enrique lugu üldse sümpatiseerib ja
on raske värk tal ja olnud ja pole midagi selle vastu, kui isegi Peski võidab, et jaa, okei, naftaklubi, mida kõike muud, aga lihtsalt lõpuks on need ikkagi inimesed, kes selle asja seal teevad, ajavad. Ja see tähendab minu meelest palju rohkem. Läksin sulle natukene südamesse ka. Hakkad mõtlema ka BSK peale. Ma leidsin vist hea võrdlus. Et ega need Vene sõdurid Ukrainas on ka lihtsalt inimesed. Ja teevad, mis nad teevad ja ega nad ei ole ju... Ärme agressorites ka nii... No, et selles... Katar on ka oma rahaga jalgpallis agressor. Aga ootame ikkagi Interi võitu, mina vähemalt. Et tuleb väga põnev finaal. Ma ise ütleks tegelikult, et BSG on favorit. BSG on palju füüsilisem võistkond, BSG on kiire tehniline. Asi, mida Inter teha, ei saa Interi saa nendega jooksma minna. No mina ennustan, et Inter võidab finaali. Ja need, mis Conte ja Enrique on ka mõlemad on sellised fanaatilised treenerid, sellised nagu ülimalt pühendust nõudvad, ülimalt mingis mõttes ka pirsakad treenerid. Et see, kuidas ma arvan, nende analüüsitiimid praegu üksteist lahti võtavad, on päris mis sööduliinist kinni panema ja kuidas sa pressid, keda sa pressid, nagu, et seda huvitav oleks see kärbes olla seal seina peal kuulda, kuidas ma arvan, Contel veel ei võta keegi seal võetakse päikest võib-olla praegu. Ma ei usu. Ainult üks päev anti puhkust. Issand jumal. Või no tegelikult okei, aisaspäevast tänas või võib-olla hakkas nüüd... Kuulsid ka või? Ei no jaa, aga Naapolis seal on teistmoodi. Jah. Ei juhtud. Mida? Meil oli korralik brain fart. Naapoli, mida pekki? Ma arvasin, Naapoli. Mina ütlesin Conte versus Enrique, tegelikult Simone Inzaghi. Ja ma läksin kaasa sellega vaata. Mul oli see Conte. Ja ma läksin kaasa selle lõgakeraga. Conte Inter. Oi kui paha. Lõikame selle osa välja. Edast jääb. Igades, nüüd läks kõik pahasti. Ühesõnaga, Inzaghi, Enrique, no. Tahad sa algusest alustada? Jah, ma ei tea, mulle lihtsalt see tuli see silme ette Interi särk ja automaatselt oli kohe see mingi Conte ja Lukaku hetk, kui nad võistsid vaata Itaalias tiitli. See läks nii veelalt ka, et ma mõtlesin, et Interi võidinski. Ei, mul oli see äratundmismoment ka hetkel. Vot, tehke saadet puhand päega teie kallid kuulajad. Ikka juhtub, aga jah, et just need analüüsitiimid, kuidas nagu neid siis mustreid läbi võtavad, et kuidas üles ehitada, kus pressida. Et tahaks teada, kui kõvasti see töö käib. Et jah, Enrique ja Conte on sarnased treenerid. Võib-olla mul sealt läkski lappasse. Minu meelest siuksed intensiivsed. Aga jah, ma pigem kardan, et PSG võtab selle finaali ära. Ja see peab kartma. Mina arvan, et Inter võidab Champions League finaali. Ma loodan, et see on siuke Mkhitarjani luigelaul. Võib-olla tõesti. Ei, nad on vaata, Armeenlane meisterliiga võitja. Väga lahe, et pikk karjäär ja see näitabki, et kui sa vanust ära lähed, siis karjäär alles algab. Võib-olla tõesti. Rääkis vanust. Euroopa Liiga finaal. Kuidas kommenteerid, kas oli ajalooks harimaid finaale? Ma päris nii nõus ei oleks sellega. Okei, olge pasad, kaks kehva meeskonda võitis kehvem, nagu ütliks selle finaali kohta nii. Kuigi Postecoglou rääkis tõtt, alati teisel loal ta võidab karikaid. See on lihtsalt see, vaata, et kehtib see, mis ka Eesti jalgpallis vaata, et nagu üks ei taha ja teine lihtsalt ei oska. See on sellised tiimid nagu vaata, et Tottenham ei tahtnud mängida ja Vanu ei osanud mängida. Ei, lihtsalt ma mõtlen, vaata kui lähedal see Vanu Viigi värav oli. See, kui Hoilund pani peaga ja Van de Vende joone pealt ära, see oli mängu hetk minu meelest ja see otsustas mängu saatuse nagu. Ja ei, äge. Jah, ei, mind jättis külbaks tegelikult see finaal. Et oli, mis oli. Ma ütlesin enne meil endal ka, et ma oleks tahtnud pigem Unitedi võitu. Aga jah. See nii? Ja pigem vaataks nüüd suvele otsa. Oota, aga konverentsiga finaal ka kui on seal käia? Mis? No Chelsea Petit on ikka äge. No muidugi ma olen Real Petit poolt. Ma olen Petit poolt, aga võidab Chelsea, jah? Ma kahtlustan küll, et
Nad on sügav sats, nad on lihtsalt, neil on nii palju raha, et nad on saanud endale isegi muud rõkki sinna osta. Okei. Siis on nii. No, ma kardan lihtsalt, see läheb nii, et ressurss teeb selle nagu töö ära. Okay. Aga on siin igasuguseid huvitavaid liikumisi toimunud, vaata, Trent Alexander, Arnold, Xabi Alonso, Dean Huijsen, Real Madridis juba räägitakse Benficasse vasakkaitsi toomisest, räägitakse ühest tipuründajast. Keskaljast räägitakse ka. Ante Budimir osa suunast, et plaan B nagu see elu nagu meeskonna planeerimise suhtes nagu mõistlik. Räägitakse, et Antonio Conte on taas liitumus Juventusega. See oleks kõige õudsemas üldse. Pannakse kokku BBC ehk siis Barzagli, Bonucci ja Chiellini. Mis oleks huvitav vaadata, kuidas see tööle hakkab siis, on ju. Keda siis Napoli endale tooks? Kes on Rooma järgmine treener? On see Jürgen Klopp? On see... Ma ei hakkasin... See, kuidas Ranieri on seda mängu mänginud, see on lihtsalt nii äge olnud, et... Aga kas sa arvad, et Ranieri on... Et ta võis seda Norbert Hurdi vaibi võtta. Ja, Flora toob oma järgmise treeneri Eestist. Ja me ei saa veel öelda, kes ta on, aga ta on Eestist ja siis 3 nädala hiljem. Tere! Flora spordidirektori otsustasin mina, et ma olen Flora peatreener. Et Ranieri ise jätkab peatreener. Ma ei usu, Ma ei usu, et Ranieri jätkab peatreener. No, oleks punk, on ju. Aga oleks küll. Et Erik ten Haag liitus Leverkuseniga. Saab olema kindlasti keeruline, ütleme Leverkusenisest juba ju Repong on läinud Liverpooli, Jonathan Dahl läinud Bayernisse, vaidetavalt on lahkumas Florian Wirtz. Liverpooli vist, on jutud käivad. Ja, et Liverpooli kindlasti suur võit, on ju, aga selle tiimiga nüüd edasi minna. Tegelikult on Leverkusen 2 väga head hooaega teinud, võitud teise koha saanud, on ju. Et mis teeb Patrick Schick, mis teeb Victor Boniface, mis teeb Grimaldo, Tatsoba. Et küsimärke kui palju. Küsimärke kui palju. Ja Kevin De Bruyne vaidetavalt on läbi rääkimistes Napoliga. See oleks väga äge. Et ütleme, Itaalia liiga on nagu mõistlik, tempo on nagu madalam, on ju. See sobiks ikka De Bruyne. Ja kui ma arvan, et De Bruyne tegelikult võiks veel Premis ka 1-2 aastat mängida, mitte enam sellises rollis. No, tegelikult oleks pull, kui ta oleks Liverpoolis. Ega mõtle, kui ta on Napolis. Tema, McTominay, Lukaku. Jah, ma arvan, et Lukaku... Söögi alla, söögi peale De Bruyne palli kasti ja Lukaku või McTominay. Lukaku läheb sinna, kus läheb Conte. Äkki Conte ikka jääb, Aga De Bruyne minu meelest sobiks väga hästi ka Real Madridi. Nii-öelda tasuta tuleks üle, võtaks selle Modrici rolli üle, parem veteran mängija, dikteeriks tempot, söödaks nagu Toni Kroos. No see Toni Kroosi rolli vist leiti üles, kelle Toni Kroos ka isegi rohelise tulevad, on Angelo Stiller, Stuttgardi mees. Stuttgart, kes just võits ju TP Pokali ka, ju. Et see Stiller võiks olla tema nii-öelda see mantlipärija. Vaatame, kas tuuakse. Jah, elame näeme, et ülemineku turul ikkagi suured asjad toimuvad ja kindlasti on huvitav jälgida, et mida siis Xabi Alonso teeb, et sul on ikkagi Mbappé, Vinicius ja Rodrigo, et kas kellegi näidatakse ust? Ei tea. Mind huvitab ka, et kas Arsenal toob omale ründaja, kas Arsenal lõpuks ja kas see ründaja, kelle Arsenal toob, kas tal lõpuks see õige mees? Et kui siin see Jamie Carragher väga bold lause, et Arsenal võib-olla toob endale ründaja, aga hooaja teises pooles on ikkagi Kai Havertz lõpuks tipuründaja. Et see oleks päris kõva. Aga kelle sa tood, samuti Barcelona, mis siis neil finantsiga on, keda nad toovad. Et, ma ei tea, igal pool ikkagi väga huvitav suvi tuleb. Ma arvan, et Arsenalil tegelikult on laias laastus 3 varianti laual, ma arvan. Kas on see Vlahovic, on see Kökeres või on see Šeško? Isak ei ole. Ma ei usu, Isak on, see läheb nii kalliks tuua teisest Premierklubist, vaata, ütleme, peahaiguid konkurendilt. Aga Šeško on see kvaliteet? Mina arvan, et on küll, aga ma isiklikult näen, et Šeško on liitumas suvel ühe Madridi klubiga. Atletico? Ei, et siuksed spekulatsioone mõtlen, et Xabi Alonsole on alati meeldinud. Aga United? Oi. Vaja oleks neil ju ainult väravahti, 3 keskkaitset, 2 wingbacki, keskpoolikuid ja ründajaid. Et selles suhtes tööpõld on lai. Ma arvan, et agendid saatke igast profiile sinna. No ma lihtsalt üks küsimus, kas Kökeres ja Marim
satuvad kokku. Tundub, et Kunja on nagu kindel. Aga kus nad seda raha võtavad ja Kunja ka 62 miljonit. Okei, aga kas ta on see kvaliteet, kes sa tahad sinna või? Ma ikka ei saa sellest Amorimi toomisest tegelikult nagu mingit mõttes aru. Ta mängib, sa võid kogu meeskonna mõist ümber vahetama. Kui sa oled financial fair play'ga, on sul juba jamad majas, on. Kuidas sa teed? Seal on Bruno, mis 100 millimens. Nad üritavad Garnachos lahti saada. Aga selle Garnachoga on ikka väga huvitav lood, et sa Garnachoga ise endale Real Madridile pakkumas vaata ja mingi üks asjad, et aga ta ei ole veel see kvaliteet päris, et seal on mäda, aga see võtab ka aega, see protsess võtab aega. No, aga Santer tuleb tagasi. Ma väga loodan mitte. Ma väga loodan mitte. Tal ei ole seal rolli, tal on seal amat jala. Anthony Rashford. No need on kõik müügiks, rahaks tuleb teha. Jaa, aga kes maksab nende eest? Anthony eest, ma arvan, makstakse küll praegu. Kes? Ei ikka, aktsiad tõusid, ma arvan. Jaa, kes see maksab tema eest? Kes suudab tal Saudi Araabia. Neil on ka juba kohad otsas. Ei, seal ei jää vaati kohti. Lõpuks peab hakkama Vašuk ka muret olema, kas seal Kuveidi esiliigas. Äkki tuleb sinna Rashford ja Anthony. Ei, aga ei põnev on sellest vaadata, mis saab ja kindlasti tasu unustada seda, et algab ka siis klubide maailmavõistlused. Suur rahaprojekt suurklubidele. Aga mitte nii suur, kui oli Championshipi play-offi finaal. Seal ju 200 miljonit Sunderland sai selle eest. Ebareaalne. Nii suurt summat pole varem olnudki. No, eks see teleõiguste müük, mitte et see kohe kontole tuleb, aga kõige tähtsam mäng põhimõtteliselt rahalises mõttes. Klubid MM-i võitis 100 miljonit ja Champions League võitis vist, kus ma vaatasin 21 miljonit. No jaa, aga seal on pane see kogu see Champions League running kokku. Ei, muidugi, ja Champions League ei ole ikkagi raha peale. Sunderland, ma ütlen, ma tahan näha veris Sunderland niuka nagu andmist. Nagu, mul on okei, kui Sunderland välja kukub, aga ma tahan, et nad võtaks niukat nagu mõne 2 punkte. Muidugi. See oleks siuke kõva. Ei, see, et Sunderland jõudis sinna Sefi tasemel, see on nii äge, et see lihtsalt mulle meeldis see Chris Wilder jutt ka pärast seal mängu. Et terve hooaeg ole minu varritu mängib, nüüd finaalis oli varri vaja. Tahad ausalt või tahan. Mis loll jutt see on. Et väga punk, et Sunderland sai. Võitjate üle kohut ei mõistata, et järgmine hooaeg, ma arvan, et me näeme üldse premis. Ma arvan, tuleb, need tagumisklubid on märksa paremad kui praegu. Ma arvan, et Leeds ja Burnley, kuule, see aeg oli lihtsalt nii lootusetu, et Southampton juba võttis uue manageri ka, Will Stilliani. Aga see hooaeg oli lihtsalt nii lootusetu, et see oligi lõpuks, et see viisin neid viimase koha mänge vaadata, kes seal, kui Southampton mängis, ma ei tea, Arsenaliga või kellegi, kes mõtlen, et miks? Ei, see Will Stilli palkamine, see on väga äge. See on nagu väga äge. 32-aastane peale Championshipis. Mees, kelle karjäär seal, kui sa football managerist, et ta vist oli Prantsusmaal igal pool liigi ühe kar seal top satsides, aga vist pereprobleemid seal naisel on mingi ja siis kodumaale tagasi. Loodetavasti toob Southamptoni ülesse siis. Jah, oleks huvitav vaadata, et selles suhtes loodame parimat. Aga teile, kallid kuulajad, vaatajad, toetage tribüüni, ostke virtuaalõlut, vajutage subscribe nuppu, jagage meie sisu ja näeme juba siis järgmisel fännisektori hooajal. Tšau! Head suve!